Tagasi võitsite Kalevit 10 punktiga, täna kaotasite 11-ga, et mis vahepeal muutunud on? Vahepeal ma arvan palju muutunud, et 2 nädalat on vahepeal olnud, Kalev oli täna mängis südikama mängu igas mõttes kui meie, et me jäime kohe alguses taha ja võib öelda, et nemad domineerisid mängu täielikult, et siin mõned üksikud momendid olid, kus me siin saime võib-olla hetkel järgi, aga niisugust lõplikku murrangut ei suutnud tuua, et on mille kallal edasi töötada või vähemalt loota. Ma kujutan ette, et sul oli ka selge eeldus, et Kalev on täna parem kui oli Rakveres, et teil ka võinuks olid kindlasti mõned uued käigud varuks, aga kas need ei töötanud täna või oli kaotusel mingi muu põhjus? Ei tööta praegu üldse see rünnak meil absoluutselt, et valed olukorrad, kõik need ülekaalu olukorrad, mis meil korvi all on ja valesti pall liigub ja 4-3, 3-2 olukorrad kuidagi ebakindlalt lahendame, et see rünnaku osa on praegu küll väga suur murelaps meil, et seal seda varu on meil kõvasti, et loodame, et läheb paremaks ja et ega siin tulevad järgmised mängud, Eesti meistrivõistluste mängud ja siis on 6 aja pärast peame niisuguse mänguga ei ole meil 6 aja pärast kindlasti midagi teha. Praegu on võti eelkõige rünnakut, mitte kaitsest teil, jah? Ma arvan, eks nii ja naa, aga ma arvan, praegu kõige suurem probleem ikka rünnaku toimiva panemine igas mõttes, et ma arvan, sealt hakkavad meil mured pihta, jah. Mängijate osas Tanel Šokk endiselt audis, et kuidas temaga seis on, kas ja millal on lootust, et mees väljakule tuleb? Kus ma oskan sulle öelda, et ma tahaks, et ta oleks sammu juba võistkonnas, et hädasti oleks teda vaja teise mängujuhina eest, siis ei peaks Valmo seal vana mehena askeldama seal taga selle palliga, et ega tal seal kerge ju ei ole, et hädasti oleks Tanelit vaja just augustas siia, aga mida ei ole, seda ei ole ja püüame niimoodi ja Valmo püüab ja nii palju kui suudab, ega siin midagi ei ole, aga jah, oleks ma arvan hädasti, Taneli käik oleks meile hädasti vaja, ma arvan, see muudaks ka meie pildi kindlasti, kas nüüd väga heaks, aga kindlasti paremaks, jah. Aitäh ja järgmises mängudes paremini. Jaa, aitäh.